Tere ilusat pühapäeva! Järjekordselt siin oma projektihoones, et kes tõstis käe. Siin on mul töö juba nii kaugele, et kile peale ja siis on valmis ja hakkavad taimed sisse tulema. Minu tänane teemavalik, võrdlemine. Tegelikult juba mõni mitu aega olnud mul mõttes, sest siin, kui see energeetika läks keeruliseks, siis oli vaja rohkem püsida iseendas ja need, kes seda teha ei suutnud. Oot, mul hakkab midagi on seal kummaliseks läinud. Need, kes seda teha ei suutnud, ehk siis endas püsida, hakkasid ennast võrdlema teistega, sealhulgas minuga, sealhulgas süüdistama mind, et ma sean neile justkui liiga kõrged ootused. Ja samas ma räägin kogu aeg, ma ei pane kellelegi mingeid ootuseid. Ma annan tööriistu, ma seletan lahti, mis ja kuidas on asjad energeetiliselt, mis ja kuidas on asjad tegelikult. Ja see, kui teie tunnete ennast minu sõnadest justkui alavääristatud, siis vabandage väga. See, kuidas teie minust aru saate, peegeldab seda, mis te iseenda suhtes tunnete. Kui te mõistate seda, et ma räägin asju nii, nagu nad on. Ma ei ole harjunud kunagi kellelegi mingisugust meevaapa pipraterale peale tegema, vaid ma ütlengi asju nii, nagu nad on. Loomulikult on see aeg-ajalt valus, loomulikult on see aeg-ajalt justkui ülekohtune, aga tehniliselt on see just see, et kui sa tunned, et keegi justkui, ma näete, kõik on niisugused suure ümmarguse, poliitilise tajuga, on see koht, et aga tegelikult keegi sulle ju midagi sellist ei tee, ei ütle. See, kui sa tunned, võrdlen siin pesas või tundub nii. See, kui sa tunned, et sa oled justkui vähem kui teine, siis küsi kõigepealt endalt, et aga miks sa pead ennast teisega võrdlema? Miks te peate oma saavutusi võrdlema sellega, mida mina oma elus olen läbi teinud, mida mina oma õpingutega, oma eneseanalüüsiga olen läbi teinud, sest see ei anna teile mitte midagi. Te teete iseendale ainult halva meeleolu ja selle, et ma olen nii vilets. Ei ole vilets. Ja mida rohkem te klammerdute sellesse, et vaat näed, ma just kui teen seda kõike, aga näe, ma ei ole ikka piisav, nagu mitu korda peab seda ometi inimene ütlema, et te olete alati piisavad. Alati. See, kui sa tunned, et sa ei ole piisav, siis küsi endalt pigem seda, et
kelle mõte see tegelikult on? Kelle mõtte sa oled enda pähe võtnud ja piinad ennast? Jaa, on selliseid inimesi, kes naudivad seda, kui teisel on halb. Ja naudivad nad seda sellepärast, et sellest madalast energiast saavad nemad justkui jõudu juurde. Põlvkondade vahel on tihtipeale vanemal põlvkonnal niisugune passiiv-agressiivne käitumine ja see käitumine on samuti sellepärast, et nad saavad aru, et nad justkui on ajale jalgu jäänud ja siis hakkavad seda sappi loopima teiste peale. Nii nimetada kiuslikud vanainimesed. Me kõik teame mõnda sellist. Ja see ei tähenda hoopiski seda, et teised mõtleksid, et nad ei kõlba kuskil. Aga see on nende enda sisemine kibedus. Seega ei ole vaja ennast võrrelda. Ainus, kellega sa võrdled, oled sa ise mingi aeg tagasi. See, kui palju sa arened iseendaga võrreldes, näitab ainult seda osa, kus sa oled tõeliselt iseendale truult ja siiralt otsa vaadates avastanud, et oi pekki, et kus ma ennem olin? Miks ma ennem seda ei märganud? Ja kui sa mõistad, et ainult sina saad olla see, kes otsustab, kui palju on vaja veel minna, kui palju sa ise tahad, et sa veel arened. Samas, kui me oleme teekonnal enesesse, siis on osa, ütleme siis hingeteekondi, karmasidemed, kaksikleegisidemed, sellised, et kui sa selle ühe korra oled alustanud, siis sa sellelt maha astuda ei saa. Me saame siis ainult teha nii-öelda ringteid, et me lähme uuesti tagasi ja jõuame jälle uuesti selle koha peale, aga me ei saa seda öelda, et ma ei tegele sellega rohkem. Tahes tahtmata hakkad tegelema ja hakkad tegelema sellepärast, et kui sinu enda kõrgem olem siis või kõrgem mina näeb, et sa oled just täpselt õige koha peal, et selgeks õppida mingi kindel osa oma teekonnast, siis ta surub sind sõna otseses mõttes nagu kutsikat kuseloiku. Sa pead aru saama, näe, see on see tuleb nüüd selgeks õppida. See, kui sa hakkad ennast võrdlema kellegi teisega, just teekonna mõistes, siis see takistab sinu elu, see annab kellelegi teisele, kellega sa ennast võrdled, hoopis sellise tõstetud energia, et näe, ma olen neist parem, ma olen neist ülim. Ei ole. See, et sinul on praegusel hetkel see õppetund, tulebki sinul endal ära õppida, lahti hammustada. See, kui teisel on see õppetund juba selge,
ei tähenda seda, et näiteks järgmine õppetund, mis tema hakkab tegema, on sinul juba ammu unustatud juba, sa juba tead, kuidas seda kõike teha. Ehk siis siin on ka üks väike lüke sellest, et kuidas meie mõte läks ära. Kuidas meie õppetunnid liiguvad eraldi? Me ei ole ühes klassis. Üks inimene võib õppida piltlikult öeldes ülikooli ülesandeid kohe, nii nagu ta alustab teekonda. Teine inimene võib olla juba poole tee peal ja korraga saab esimese klassi ülesande. Ja samas me kõik oleme teekonnal. Ma siin ümberringi linnupesad. Need teevad vahepeal imelikke hääli siin. Ja kui me endale aru ei anna just sellest, et kui me ei õpi olema siin ja praegu, kui me püüame olla tulevikus, kui me püüame olla juba nii nagu see keegi teine, keegi meie silmis kuulsam, vägevam, ilusam, tugevam, siis juhtubki seesama, et me unustame ära iseenda antud hetkel olevad ülesanded. Me ei saa panna kedagi teist meist paremini mõtlema. Me ei saa kedagi teist sundida nägema elu nii, nagu meie seda näeme. Igal ühel on omad õppetunnid. Karmasidemed on väga rasked, väga keerulised, aga keegi teine seal aidata ei saa. Nad peavad ise omavahel oma õppetunnid ära õppima. Samamoodi ei ole mõtet teistel tulla ja öelda, no mida sa nüüd siin piinled, jäta ta maha ja ongi olukord lahendatud. Ei ole lahendatud. Sest kui õppetund on tegemata, siis võtame paari suhted. See, kes põgeneb, läheb ära sellest kontekstist, sellest suhtest, sellest kohast. Ta leiab uues kohas jälle täpselt samasugused õpetajad, nii nagu oli selles karmasidemes, karmasuhtes ja ta läheb jälle samasse rattasse. Kuna ta aga pole endale see õppetükki lahti mõtestanud, siis ta ei suuda muuta iseenda mustreid selleks, et muuta seda, mis on tema ümber. Miks ma alati räägin, et naised, kes otsustavad lahkuda pere juurest või mehed, kes panevad kodunt minema, veeta mingi aeg täiesti üksi. Ilma igasuguste suheteta, ilma eriliste nii-öelda sarvede maha jooksmiseta, vaid just nii, et mõtle läbi, mis sulle selles suhtes ei sobinud. Miks sa sealt välja tahtsid? Analüüsi see enda sees läbi. Mine tea, võib-olla, kui sa selle oled enda sees läbi mõelnud, õnnestub näiteks
sama nii-öelda eelmise partneriga suhtlemine hoopis teisel tasandil. Just nimelt suhtlemine, sest suhe, koos elamine on siiski kahe inimese ühine otsus. Ja see, kui sa suudad oma eelmise partneriga koos olla mingis ruumis, on juba tegelikult väga suur samm edasi. Ei, me ei saa seda sundida teisele peale. Samamoodi nagu me ei saa võrrelda ennast näiteks tema emaga, tema isaga. Tahes-tahtmata me teeme seda, see on juba partneri poolt surutakse seda peale, eks ole. Et noh, a la esimene asi, mis pähe hüppas praegu. Sa ei tee üldse nii hästi süüa kui mu ema. Ehk siis ei, seda ei ole mulle öeldud. See ei ole minu jaoks probleem teha süüa, maitsvalt süüa, vaid pigem on see väga tihti, ma ütlen seda memmepoegade ütlus oma naistele ja samas võib-olla tõesti naine ei olegi köögis kokk, võib-olla on mees hoopis kokk. Et igalühel meil on omad oskused, omad anded, nii nagu ma eelmine kord rääkisin, et me oleme kõik erilised ja omasugused, et me ei saa ennast võrrelda mitte kellegi teisega, lihtsalt sellel põhjusel, et me olemegi erinevad. Isegi kui meil on üks ja sama anne, näiteks lauljad. Kaks lauljat, kellel on peaaegu üks hääl. Kui nad duetti laulavad, siis väga raske on vahet teha, kumb on kumb. Kui sa täpselt ei tea, mis on kumma hääle tämber. Just nimelt tämbri vahe on. Ja samas nad ise on suutnud selle vahe enda jaoks selgeks teha ja nad on väga head sõbrad. Millegipärast aga püüavad meedia ja kõiksugu muud sellised kroonikalaadsed ajakirjad küsida ikka, kuidas te ikka läbi saate, te olete konkurendid. Aga miks ei tohi konkurent olla konkurendile sõber? Läheme veel sügavamale ajalukku. Teate ju väga hästi lugusid, kuidas Saksa sõjaväe ohvitserid andsid au Vene sõjaväe ohvitseridele, kellega neil oli austus. Mitte sellepärast, et üks on nüüd ühe riigi oma ja teine teise riigi oma, vaid austus kui ohvitseri suhtes. Sest olla hea ohvitser, olla hea liider on olenemata igasugustest erilistest riigi instantsidest ja nii edasi. Kui sa oled iseendas päris, mis tähendab olla päris ise? Sa ei kanna maski. Sa ei ürita olla keegi teine. Sind piltlikult öeldes isegi ei huvita see, et keegi teine on sinust parem. Parem, halvem, ta lihtsalt on.
ja kui sa mõistad seda kohta, et kui sa oled iseenda keskmes tasakaalus, jälle kujund, mis on paljudele üsna raskesti mõistetav. Kui sa oled iseenda keskmes, iseenda ruumis, iseenda kookonis, energeetilises väljas, sa oled sina, sa tead täpselt, mis sa oled ja sind ei huvita see, et keegi näiteks arvab, et sa ei ole piisav. Tema arvamus, las ta arvab. Olen korduvalt rääkinud seda, et kui ma asju teen, siis ma teen mitte sellepärast, et ma pean, vaid sellepärast, et ma saan, et mul on mõte, et mul on vaim peal ja ma teen. Nii nagu ma eelmine kord rääkisin. Kui sa ei saa seda ise teha, siis sa küsid abi. Ja selle abi küsimisega ei ole mingeid tagamõtteid. Inimene ei saa aidata, ei olegi midagi. Kui sa aga... Nüüd ma liigutan jälle oma pildi kindlasti paigast ära, sellepärast et nii nagu ta läheb parlanksist välja, nii ta hakkab jonnima pärast. Pean jälle pildi üle tegema. Kui sa teed asju just nimelt selle järgi, et sa saad neid teha, et sa tahad neid parasjagu teha, lihtsalt sellepärast, et vaim on valmis ja power on sees ja motivatsioon on üleval, ma lähen ja teen, ma lihtsalt lähen ja teen. Ja selle juures sa ei ole tegelikult veel ise nii palju tasakaalus, sest keegi mööda minnes võib a la visata killu, et no näed, kedagi pole appi tulemas. Aga appi tulejad on just need, kes saavad parasjagu appi tulla. Ja kui sul on abi vaja, siis sa küsid. See, kui me püüame olla mingi välise raami mahtuda raami, on parem. Kui me püüame olla mingis välise olukorra poolt meile pandud raami ja me püüame veremaitse suus sellesse raami mahtuda, siis tegelikult me ei saavuta sellega mitte midagi muud kui tugeva stressi, vanasti öeldi maahaavad ja loomulikult ka iseenda tervise kaotate sellega. Kui te aga õpite olema iseendas kindel, sa teed seda, mida sa teed iseendale. Sa võtad endale ülesande olla sisemiselt rahul ja rõõmus. Uskuge mind, isegi sellised rasked asjad, mis kaasa arvatud sinu enda arvates on rasked ja need on tabanud su elu, siis kui sa otsustad, vaadata seda selle mõttega, et mida see olukord saab mulle õpetada, mis minu jaoks selles on head.
ja teadvustadki seda, et aga ma ei pruugigi praegu sellel hetkel, kui see asi juhtub, mõista, mis selles on minule head. Tihtipeale on täiesti üle mõistuse võtta vastu see vastutus, et mis mõttes sihuke asi ei saa olla hea. Saab küll, aga sa näed seda alles siis, kui sa oled selle õppetüki selgeks saanud. Ja see ei käi ühe nädalaga, see ei käi ühe kuuga. On termin jumalik ajastatus. Iga asi juhtub täpselt selle õigel ajal. Ja siin ei ole isegi mitte mõtet hakata püüdma olla kõige parem. Ma tean, et seda saab paremini teha ja mina olen see, kes selle teeb paremini. Universum ainult tõstab kulmu ja eks sa siis tee. Aga sellega, kui sa püüad selle asja oma säärase mulgi moodi iseenese tarkusest kiiremini teha, lendab sulle vastu silmi. Ja lendab vastu silmi sellepärast, et ei olnud veel päris õige aeg seda asja ära teha. Ei olnud veel sinul olemas seda teadmist, seda oskust, et seda asja ära teha. Seega sa üritasid jälle elada tulevikus ja teha tuleviku asju praegu. Ja jätsid tegemata need asjad, mis tegelikult oleks pidanud kasvatama vundamenti sellele tuleviku asjale. Ei ole tegelikult keeruline mõista, eks? Siiski. Sealt tulevadki need samad soovid olla parem, olla esimene, võistelda. Sest iseenda sees ei olda piisav. Jah, meil võib olla vajadus olla parim mina. Aga see parim mina ei tohi tulla mitte kellegi teise arvelt. Kui sa hakkad seda enda üleolekut teistele peale suruma, siis samamoodi tekitab see ainult paksu verd ja pahameelt. Et lihtsalt tuleb mõista seda, et asjad juhtuvad põhjusega, asjad juhtuvad just täpselt õigel ajal. Ei ole vaja hakata kohe ootama plaks. Tulemus on käes. Sa paned seemne mulda, sa saad esimese õppetunni. Sa võtad selle õppetunni, õpid läbi, sa kasvatad sellega vundamenti. Ja kui sa nüüd saad selle õppetüki selgeks, siis tuleb sulle järgmine õppetükk. Aga see on täpselt nagu maja ehitamine. Sa kõigepealt teed vundamendi, siis hakkad raamistikku üles panema. Siis vaatad juba katust. Ja siis hakkad tegema alles sisetöid. Igal asjal on oma protsess. Sa ei saa katust teha enne, kui sul ei ole vundament valmis. No, loomulikult saad. Sa saad selle teha mõõtude järgi näiteks välja lõigata, kokku panna, jaa, seda küll.
aga mu veski näitab, et tal on ventilaator jälle lahti kruvinud ennast. Häirib mind. Kannatab veel pool tundi. Pingid ja varblased ja ööbikud ja kõik, kes mul siin on. Ehk siis just see tööde järjestus, kui sa hakkad kogu asja kokku panema, elu õppetükkidega, sa ei saa seda katust isegi eelnevalt välja mõõta. Sa saad teha projekti ja see projekt on loetud raamatud, see projekt on õpitud teadmised ja ka akadeemilised teadmised. Loomulikult on nendes akadeemilistest teadmistest tihtipeale jube palju sellist kellegi arvamist. Ja see tekitab olukorra, et tegelikult ei ole see adekvaatne. See on subjektiivne info ja see on pandud kellegi isikliku arvamuse pealt kokku. Jah, on üks osa küll, mis öeldakse, et jah, et on teaduslikult tõestatud, see tähendab, et seda on võimalik korrata. Mis puudutab energeetilist arengut, iseenda mina, siis meil ei ole võimalik korrata mitte ühegi teise inimese õppetundi täht-tähelt. Ja meil ei ole seda võimalik teha lihtsalt sel põhjusel, et igal ühel meist on see mingi kraadi jagu teistmoodi. Seega, me ei saa võtta kellegi teise teekonda ja panna enda peale ja panna mustvalgel kõik hoovad. Nii ongi ja kõigile sobib. Ei sobi. Me peame hakkama siiski vaatama just täpselt, mis on selles hetkes, mida mina siin teha saan. Ei ole seda asja, et vaat näed, tema peab tegema. Tema peab hakkama enne arenema, kui mina saan oma õppetunni tehtud. See, kuidas teine areneb. Ehk siis need samused karmaside, kaksikleegiside, mis iganes kokku lepitud õppetunnid, mis on koos ette võetud. Neid ei saa teha selliselt, et vaat, mina olen nüüd nii tubli ja hea ja mina teen selle kõik ära ja näed, tema on nii paha. See on võrdlemine. Sa ei võrdle. Mis puudutab vaimset arengut, ei ole kosmiliste seadustega õigust mitte ühelgi nii-öelda treeneril vaimses mõttes. Issand jumal, mul ei tule see nimetus isegi enam meelde. Gurul ei ole õigust eeldada 110% enda sõnade järgimist. Kui ise seejuures ei käituta iseenda õpetuste kohaselt. Miks sellised asjad üldse juhtuvad? Miks algselt justkui täiesti targad inimesed eksivad teelt? See eksimine tekib
tekib sellepärast, et on olemas selline kiusatus nagu raha. Ja kui inimene taaskord tunneb, et ta ei ole piisav ja tema enda selline mina hoidmise või väärtustamise põhjused peavad olema milleski muus kui selles, et ta ise teab, et ta on väärtus. Miks lendas lilleorg vasta taevast? Lilleoru kommuun või kuidas seda nimetati? Just nimelt raha pärast. Minu jaoks ei olnud algusest peale tema tegemistes õiget asja. Ma ise arvasin, et ma ise olin selle juba ammu läbi teinud ja mul ei olnud seda vaja, seega ma lahkusin. Lubades aga inimestel aktsepteerida just seda, mida nad soovivad, ei hakanud ma mingit suurt draamat tegema, vaid jätsingi just see, et ma lahkun, minu jaoks ei ole selles mitte midagi vajalikku. Ja mida aeg edasi, seda rohkem hakkasin tajuma, et jah, teemad, mida ta käsitles, olid inimestele vajalikud, aga need olid järjekordselt see, mis ma ise olin läbi töötanud ja minu jaoks sel hetkel ei omanud tähtsust. Kui me võtame mõne teise, ma ei oska siin praegu nimetusi otseselt üles tuua, aga neid kõiki on nimetatud ühe nimetusega sektid, siis kõiki neid seob üks ja sama raha. Raha himu, energia himu ja neid sekte veavad tavaliselt just nimelt need inimesed, kes naudivad oma jüngrite ülistust. See ei ole õige. Minu silmis ei ole see õige õpetamine, sest igaüks, nagu ma ka ütlesin alguses, on oma enda õppetüki rajal. Teie arusaam minust, minu õpetustest, minu juhendustest on ainult võrdne teie enda suhtumisega endasse. Ja kui te tunnete, et ma teen teile ülekohut, siis alati on võimalik lahkuda. Ma ei hoia kedagi kinni, ma ei hoia kedagi kinni ei kuumaksuga, ei energeetiliste sidemetega, sest ma ei vaja seda. Kui te olete valmis minusse panustama, võtan hea meelega vastu. Aga see, et ma nõuaksin, et te peaksite ainult minu sõnu õigeteks, see on taaskord
arvamus ja arvamuse kõrval, nagu öeldakse, ei pidada tõel enam kohta olema, et ma luban igal inimesel hoida oma arvamust. Mis veel on oluline võrdlemise peal? Või mis on ohud võrdlemisega? Kui sa võrdled ennast teistega, siis kõige suuremaks ohuks tegelikult ongi see, et sa kaotad iseenda. Sa püüad olla teise raamis, ehk siis see samune ninast veri väljas teise raami mahtumine. Ja see ei ole mitte mingis osas õige, mingis osas vajalik, sest kui sa õpid iseennast austama piisavalt ja teadma, et see, mida sa teed iseendale, siis ei oma absoluutselt mitte kellegi arvamus enam tähtsust. Nii kaua, kui see sulle on tähtis, nii kaua, kui sa püüad olla kellegi jaoks midagi, nii kaua ei ole sa kontaktis iseendaga. Kui sa saad selle iseenda sisemise kontakti kätte, siis on juba see koht, et sa mõistad, miks sa seda teed. Kui sa mõistad seda, et sa teed kellelegi midagi mingi kasu saamise eesmärgil, siis see ongi kaubandustehing. Raha mulle, kurgid sulle. Kui sa aga võtad ja teed selle kaubandustehingu endale ainuõigeks elamisvormiks, siis ühel hetkel tõmmatakse sinu enda väärtused hinnaks ja sa müüd oma väärtused maha selleks, et olla kellegi jaoks piisav. Ma siia lõppu räägin veel sellest artiklist, mis ma panin eile gruppi, ehk siis E-vitamiini omadused ja kus neid kasutatakse. Ma iseenda pealt tunnen, et esimene asi, mis mul hakkas kohe paranema, oli minu nägemine. Ehk siis E-vitamiin ei ole sugugi ainult soolise paljunemise jaoks, E-vitamiin ei ole ainult sugukihu jaoks, vaid E-vitamiin on väga-väga paljude süsteemide toetaja. E-vitamiin on antioksüdant. E-vitamiin aitab nahaprobleemide korral, artikli järgi küll nii-öelda peale määrides, kuid kuna E-vitamiin on rakumembraani tugevdaja, siis kui see E-vitamiini doos organismis või see tase, ütleme siis, on piisav, siis on tõesti see koht, et meie
rakud tervenevad, seega terveneb ka nahk. Vana vahetub uuega kiiremini ja nagu seal reklaam oli, et noorus saab kauem hoida. Ja isegi toodi seal välja, et isegi koos C-vitamiiniga külmetushaiguste puhul. Ehk siis minu jaoks, ma olen, nagu te teate, minu esimene haridus oli loomaarst, ehk siis seda füsioloogiat ja anatoomiat ja kõike seda olen ma õppinud ja väga hästi kursis, kuidas see naturaalselt toimib. Ja ma ei pidanud E-vitamiini kunagi nagu üldise organismi immuunsüsteemi toetajaks, aga tuleb välja, et tal siiski on omad tugevused just nimelt üldise organismi toetamise juures. Sportlastele, eks ole, ja siis on, mida ma veel sealt välja lugesin, et beebitoitudes on E-vitamiin sisse kirjutatud, et no ma ei tea, et võib-olla ka seal, eks ole, et mitte ainult foolappe, mida siis raku arengule soovitatakse võtta, aga just ka E-vitamiine. Et leidsin sellise omamoodi toreda saidi, Vitaleka, kus siis on, no, tohib kõvasti välja öelda või? Neid ravimeid, mida Vene televisiooni reklaamides on näha, ehk siis nende, peaks vist olema nende ravimitööstus Evalar. Et sealt pärit ravimid on seal olemas ja toidulisandid, ravimid, väga lai siuke nimistu on neil. Ja siia päris lõppu nüüd lisan veel, ma olen nüüd umbes nädal joonud vesinikvett. Müüakse väga erinevates hinnaklassides neid kanne ja eks nad on koguse pealt. Aga mina avastasin Temust täiesti sellise pika hambaga. Oli 27 €, oli ainult mingisugune soodustus tal ja tellisin ära ja ma olen nädal aega nüüd tarvitanud ja ma tunnen, minus on rohkem jõudu kui enne. Võib-olla sellest suurest teotahtest ja jõust ongi mu selg praegu paigast ära, sellepärast et kasvuhoone on peaaegu valmis. Aga eile jah, selle põranda tegemisega, selle euroaluste pusle paikapanekuga järelikult sikutasin enda selja natukene valesti ära ja võib-olla tuul tõmmas ka, sest õhtu läks juba jahedaks. Mis on vesinikvee loogika? See väike tass või kann või pudelike omab endas tillukest generaatorit, mis minu arusaamist mööda lihtsalt annab veele elektrilööki. Ja elektrilöögi najal eraldub vesinik ja hapnik. Ehk nagu me teame, vee keemiline ühend on H2O ja see pudeli reklaam või selle vesinikvee reklaam ongi H2 ehk siis ainult see vesinik osa, sest O hapnik lüüakse sealt mullidena välja. Miks ma arvan, et see on niisama lihtlabane? Sest
nii vähe, kui ma keemias suutsin asjadest aru saada, olen osanud jälgida loodust ja äikse ajal on õhus osoonilõhn ehk siis O3 või oli see O2, O3 minu meelest. Ja täpselt seesama O3 ehk siis kolmekordne hapnikumolekul annab lõhnaks selle, kui sa keerad pudeli korgi lahti ja osoonilõhn tuleb vastu. Seega kogu salapära teil ongi lihtsalt voolu saanud vesi ja selle võrra siis on vesinikku rohkem. Nii, aga minust tundub tõusvat töötahe, ma tänases lõpetan sutsu varem. Vaatan jälle, kuidas see video kvaliteet täna on küll teistsugune jalg ja küll sai natuke liigutada, et ülespaneku, kui nüüd video on okei, siis ma viskan ta kohe YouTube'i üles, kui vajab tööd, siis see jagamislink läheb alles hiljem õhtu, kui ma siis tuppa lähen ja arvutist selle asja ümber tõstan. Seega, ilusat pühapäeva, võtke päikest, toimetage aias, tegutsege vastavalt oma enda sisemise tahtmise, soovi ja loovusega. Sest loovus on see, läbi mille me väljendume. Olge kaitstud oma enda südameväes. Kena päeva!